tekib liikumine. Tekib kosmiline liikumine, yang energia ja sellest saab alguse ka yin. Ja siis hakkabki see lõputu yin-yangi mäng pihta. Ehk siis sellisest eristamatust algusest saab alguse siis kogu maailm. Ja see jaguneb yinniks yangiks. Ja üks kõige tuntumaid siis taoistlikke raamatuid, mis kuulub taoismi kaanonisse, mida kõik teavad, millest eesti keeles on meie õnneks suisa 5 erinevat tõlget. Me oleme nii rikas kultuur. Et mulle endale väga meeldib ikkagi Linnart Mälli tõlge, suur kummardus talle siin. Ja tema on siis kirjutanud selle tao kohta või selle alguse kohta. Siis tõlkinud selle ära taotutsündist. Kulg sünnitab 1, 1 sünnib 2, 2 sünnib 3, 3 sünnivad musttuhanded varju emmates, sirutavad valgusesse, sügavas hinguses leiavad kooskõla. Ja yin ja yang ongi siis tõlkes vari ja valgus sageli. Yang siis valgus ja yin vari. Ehk need pärinevad siis, või kõige lihtsam on kõiki neid mõisteid, mis on grupeeritud yinni ja yangiga, meelde jätta selle kaudu, et mäe päiksepoolne külg on yang ja kõik omadused, mis on mäe päiksepoolsel küljel, soojus, valgus, sära ja nii edasi, ka aktiivsus, sest päiksepoolsel küljel hakkab kogu elu, muutub aktiivseks, samas kui mäe varjupoolne külg on hämar, külm, tume, sügav ja passiivne vaikolu energia. Ja siin on siis selline kosmoloogiline kaardikene, kõige alguses on Wu Qi ehk siis äärmusetus, piiritus, lõputus, tühjus ja peale seda ootamatut hetke, kui tekib liikumine, tekib ka liikumatus ja sellest saab siis Tai Chi diagramm ja nagu te näete siin, see Tai Chi diagramm on natuke teistsugune, kui me oleme harjunud 2 piisaga selline. Et see on siis selline algne, võib-olla varasema kujutuse viis, kui yin-yangil ei olnud veel 2 piisakest ja need täpid seal sees. Ja erinevad tekstid siis ütlevad, et yin-yangi tasakaalust saavad alguse 4 aastaaega või 5 faasi. Igal juhul nii aastaajad kui faasid sealt alguse saavad ja need on lihtsalt yinni ja yangi erineva, kuidas siis öelda, kontsentratsiooni näitajad. Ehk et hommik on kõige yangim aeg ja õhtu ehk öö on kõige yinnim aeg. Ja kogu aeg kõik asjad pöörlevad seal yinni ja yangi vahel. Minu üks väga tore õpetaja ütleb, et kõiki asju siin maailmas võib vabalt kirjeldada yinni-yangi abil, kahendsüsteemi abil. Aga see on natuke liiga lihtsustatud variant ja seetõttu siis on ka see 5 faasi, 5 muutumise struktuur sinna hiljem liidetud, et kirjeldada asju veidi keerulisemalt. Ja kõigest sellest said alguse inimesed, naine ja mees ja lõpuks siis musttuhat asja, mis on kõik olemasolevad asjad. Ehk et kõik olemasolevad asjad on energiate kalgendused. Võibki nii öelda, et kõik see, mis on materiaalne, see on yin. Need on maised energiad ja kõik see, mis on vaimne ja kerge, see on yang ja need on taevased energiad. Ja sealt tuleb siis ka see maa ja taeva energiate erisus. Et põhimõtteliselt on taevas, yang, yin ja siin vahel on inimene, paneme siis, oleksime juba valesti kirjutanud. Rasked energiad vajusid alla, moodustus maa
kergemad energiad jäid ülesse, jäi taevas ja seal vahel elab inimene, kes ei ole suletud süsteem. Inimene Hiina mõtlemises on tänu oma energiakanalitele ja akupunktuuripunktidele ehk siis väravatele avatud organism, mis on kogu aeg kogu keskkonnaga suhtluses. Me võtame sisse energiaid ja me anname välja energiat ja me iseendas voolavad energiat. Ja seetõttu see taevas ja maa ja inimene jaotus on väga-väga oluline. Ehk siis tegelikult kõik jaotused kuni 10 on Hiina mõtlemises väga olulised. Yin-yang on väga oluline, kolmik, taevas, inimene, maa, 4 aastaaega on väga olulised, 5 liikumist, 6 energiatasandit ja nii edasi. Ehk et siis, kui vahel küsitakse, et misuke number on kõige olulisem Hiinas, siis kõik numbrid on olulised. Või siis ka vahel küsitakse, et misuke organ inimeses on kõige olulisem. Siis tegelikult kõik organid on väga olulised, kuigi alati alustatakse sellest, et neerud on eluallikas ja nad on kõige olulisemad. Aga neid poleks olemas, kui ei oleks tuld ehk südant. Ja erinevad vanad tekstid siis ütlevad seda, et kulgemine. Mis asi see kulgemine on? See on ka hästi keeruline mõiste. Me võime öelda, et see on maailma kõiksuse viis. Tere, eksisteerida ja toimida. Kulgemine on midagi, mida on väga raske kirjeldada, aga temaga saab olla ühenduses, kui talle anduda. Ta on nagu jõgi. Jõgi voolab, kui sa viskad sinna selili ja tood oma tähelepanu iseenda sisse, oma hingamisse, oma keha liikumistesse, siis sa märkad, et sinu sees voolab midagi. Ja kui sa tood oma tähelepanu sinna jõe peale, siis sa saad aru, et see jõgi ka voolab. Ja ühel hetkel ei ole vahet, kas see jõgi voolab sinu all, kas see voolab sinu peal või sinu sees. See on kõik üks ja sama vool. See ongi üks ja sama kulgemine. Ja sellest taost siis algab kogu maailm. Tao algab tühjusega ja ulatuslik tühjus sünnitab maailma ja maailm sünnitab chi ehk hinguse. See on siis energia, elu hingus, mis kogu maailma täidab ja mis annab meile olemas olemiseks võimaluse. Ja chi sünnitab taeva ja maa ja taeva essentsid annavad aluse yinile yangile ja nende kontsentratsioonist saab alguse 4 aastaaega. Ja lõpuks siis kõik musttuhat asja võibki öelda on chi vormumised. Ehk need vormid on vajalikud selleks, et majutada energiat. Ja kõik energiat võtavad aeg-ajalt vormi kuju, näiteks ka inimesena, ja siis nad lähevad algsesse ühtsusesse tagasi, nad kaotavad oma vormi ja muutuvad mitte millekski. Nii öeldaksegi, et olendite esimene esiisa on vormitu, tullakse välja, vormitusest tullakse välja, hopp, see on elu. Ja minnakse tagasi, see on surm, nii lihtne see ongi. Ja vormitust minnakse sellesse, kellel on vorm ja sellest, kellel on vorm, minnakse sellesse, kellel seda pole. Ja see on lõputu ringkäik. See on siis energia jäävuse seadus, see on lõputu energia voolamine kogu universumis. Nii räägib siis Huinan Tse, ehk siis üks kuulus taoistlik raamat Han dünastia ajastust. Ja siin on üks natukene keerulisem viis kulgemist seletada. Ma panin ta siia, et te saaksite lihtsalt lugeda seda. See on Margus Ott, kes on väga huvitav mõtleja ja filosoof Tallinna Ülikoolis, kelle raamatuid kindlasti tasub lugeda, kes on kirjutanud, võiks öelda, et ta smuugeldab Hiina filosoofiat lääne filosoofiasse. Ja kes on kirjutanud väga paljusid esseesid neil teemadel. Ja siin on siis ka üks viis kirjeldada, kuidas siis Hiina mõtlemises kujueelsest olekust tekivad kujud ja kuidas nad siis taas lähevad tagasi. Ja ta on väga ilusti tõlkinud need väljendid ka, et tullakse väesolust käesollu. Ehk midagi, mis on alles vägi,
muutub millekski, mida me saame näha, käega katsuda, midagi materiaalset ja siis ta läheb jälle tagasi. Asjad tulevad ja lähevad. Ja samamoodi on inimene. Ja sellise võib-olla suhtumisega on tunduvalt positiivsem eksisteerida. Sellepärast, et kui energial on suund ja ta on lõppematu, siis ükspuha, mida meie teadus meie olemasolust meile ka ei ütleks, siis mingit pidi me kestame edasi. Kui rääkida sellest taoistlikust elulaadist, mis siis pärineb sellest tao või kulgemise mõistest, siis see on hästi loomulik ja looduslähedane viis elada, kus järgitakse aastaaegade rütme, planeetide rütme, keha biorütme, kõik selline hästi loomulik suhtumine, natukene selline nagu meie vanaemad ja vanaisad, selline hästi tervemõistuslik elu. Ja seetõttu nendes päris Hiina meditsiiniloengutes, mitte sellest filosoofilistest alustest, kui ma räägin, siis üliõpilased vahel ütlevad, et ma sain kohe väga vihaseks teie loengus. Ja kui ma küsin, et miks sa vihaseks sai, sest need on nii tervemõistuslikud asjad ja ma ei tee neid ometi. Et miks me ei lähe õhtul magama kell 11? Miks me ei söö 3 korda päevas õigetel aegadel? Miks me ei ela nende rütmide järgi? Sellest me räägime ka täna korra. Hästi olulised mõistes, mis siis taoistlikku elulaadi iseloomustavad, on nii oma keha kui vaimu eest hoolitsemine, spontaansus ehk siis selle sisemise loomuliku intelligentsi usaldamine. Ära unustada tuleks kõik reaktsioonid, mis on õpitud ja igas olukorras reageerida nii, nagu see olukord nõuab, adekvaatselt, just siin ja praegu. Ehk siis hästi oluline on kohalolu, selline pidev olukorra tunnetus ja sellele spontaanne reageerimine. Ja seetõttu siis sageli taoistlikku munka kujutatakse sellise toreda vastuolulise tegelasena, kellel on budisti rüü ja taoisti müts ja konfutsiooni kepike. Tal ei ole vahet tegelikult, mida ta kannab. Ta võtab spontaanselt, mis talle kätte juhtub, nii välistest asjadest kui ka tegelikult mõttevooludest ja sisemistest asjadest. Ta on paindlik. Ja sel juhul, kui me käitume spontaanselt, intuitiivselt ja kolmas asi on kaastundlikult ja kaastundlikult kõigi olendite suhtes, see on nagu budismiski, ehk taoism on võib-olla üks esimesi selliseid loodushoiuga tegelevaid religioone, kus palju tekste räägib sellest, kuidas me peaksime istutama puid, hoidma jõgesid, tegema selleks kõik, et meie keskkond säiliks. Siis meie hing on rahul. Ja siin võib-olla kõige olulisem ongi see, et Tao Te Ching ütleb siis selle tao kohta, et taost võib rääkida, aga mitte igavesest taost. Ehk ta on selline mõiste, mis libiseb sõnade vahelt tagant eest ära ja me võime talle küll osutada, aga kuidas sa osutad kogu maailma, kogu universumi kulgemisele? Ükski näpp ei ole selleks liiga suur. Taoistlik elulaad ei ole kindlasti nurgas istumine, et inimene on ikkagi aktiivne, aga aktiivne võib-olla mitte selles mõttes, nagu meie arvame. Ma usun, et te kõik teate sellist mõistet nagu Wu Wei, ehk siis mitte tegutsemine, tegutsematus, tegutsemine läbi mitte tegutsemise. Ja see ei tähenda seda, et inimene ei tee mitte midagi. See tähendab seda, et inimene põhimõtteliselt selle sama intuitiivse käitumisega tegutseb looduse ja loomise mustrite järgi. Ja sel juhul ta ei tegutse. Tegutsemine võib-olla on lihtsam öelda, mis see on. Tegutsemine on see, kui käitutakse looduse mustrite ja loomise mustrite vastu. Aga kui inimene tegutseb, nii-öelda läheb selle jõe päri karva, läheb tema voolu suunas,
ja ei võitle vastu, ei tõmba ennast jäigaks nagu puupulk, ei jää kahe sellise kivi vahele lihtsalt pendeldama või ei ürita vastu voolu ujuda. Et sel juhul ta on kulgemisega kooskõlas, usaldab ennast kulgemisse ja alles siis saab ilmneda inimese päris loomus ehk siis tema päris olemus ja siis ta saab hakata teostama tema unikaalset teekonda, see, kelleks ta on sündinud. Ja kui inimesest veel rääkida, siis on hästi oluline see, et nii nagu paljud kolmikjaotused, nii võib öelda ka, et meis endas inimestes on nii maised energiad ja seda kutsutakse qing ja see on essents ja ta on selline energiavorm, qi vorm, mis on kõige lähedasem mateeriale. Ta on nii-öelda kõige materiaalsem ja ta asub meil neerudes ja ta võtab ka materiaalse kuju. See on meie elu essents. Ta võtab materiaalse kuju spermatosoidide ja munarakkude näol. Ehk siis põhimõtteliselt spermatosoide kutsutaksegi qing-qiks ehk siis või qingi pojad. Ja inimene saab alguse nii, et mehe ja naise qingid põimuvad kokku, moodustavad ühe uue qingi ja see tõmbab ligi ka taevase hinge ehk shenni. Ja shen on kõige eeterlikum osa meie energiatest. See on meie teadvus, mõtlemine, see on meie tunnetus, see on põhimõtteliselt see, mille kaudu me ise tajume iseennast ja maailma ja seal vahel on qi ehk siis see energia, see kanalites voolav energia, mis paneb kõik kehas liikuma ja nii organites kui kanalites, mis liigutab verd, veri ja qi on omavahel paaris nagu hobune ja ratsanik. Ja põhimõtteliselt seda qi-d, kui me räägime nagu sellest, et see qing on meil sünnieelne energia, me saame selle oma emalt ja isalt, see on pärilik energia, mis liigub läbi aja ja ajaloo ja sugupõlvede. Ja seda, kui palju meil endal on qingi, seda me muuta ei saa. See sõltub meie vanemate pärilikkusliinist ja see sõltub nende tervislikust olukorrast. Ja see on üks nagu meepotikene, puhhipotikene, nii palju, kui meil alguses beebina seda on, nii palju meil seda on, seda suurendada ei saa, aga seda saab kõvasti vähendada. Ehk siis elukommetega me ja elamisega üldse elu kulutab qingi ja elukommetega me kulutame qingi. Ja Hiina meditsiinis siis öeldakse, et me kulutame või kaotame qingi eri viisidel, kindlasti igasugune liigne meelte ärritamine, kas siis läbi narkootikumide või alkoholi, aga meeste puhul alati öeldakse, et väga oluline on ka see, et mehed kaotavad qingi iga seemnepurskega, naised menstruatsiooni, raseduste imetamisega. Ehk siis surm on qingi otsa saamine ja see paratamatult nii meie kõigiga juhtub ja siis me läheme uuele ringile. Aga qi on siis see, mis me saame nii-öelda ühelt poolt meie kehas toodetakse qingist, see on nagu kütus, millest tehakse meile igapäevast energiat ja teiselt poolt me saame energiat loomulikult toidust ja õhust, hingatavast õhust ja ka liikumine tekitab meile energiat. Ja võt seda energiat ja tema kvaliteeti me saame elu jooksul mõjutada väga palju ja see sõltub nüüd meist endist. Ja see shen loomulikult, see on see kõige eeterlikum osa meist, mis on hästi raskesti tabatav, mis vahel öeldakse nagu monkey mind, eks, et meie meel on nagu ahv, et ta kogu aeg, meele olemus on kogu aeg liikuda ja enamus neid meditatiivseid praktikaid nii taoismis kui ka budismis tegelevad sellega,
et saada meeleolemusest aru ja teda rahustada. Et ükski praktika ei ütle, et meel saab kogu aeg lõputult rahus olla. Öeldakse, et meele olemusest võib aru saada, et kogu aeg, kui üks mõte läheb, siis teine tuleb, ta on kogu aeg muutumises ja kui me selle ära tabame, siis me oskame selle mõtte, tunde või taju lahti lasta. Ja see ongi siis rahulolu. Ehk siis põhimõtteliselt rahulolu on see, kui midagi ei ole liiga palju ega midagi ei ole liiga vähe. Ja selle vaimu siis nii-öelda taltsutamine, tundma õppimine ja tema karastamine või tema puhastamine ongi Hiina tervisepraktikate üks kõige olulisemaid tehnikaid või et see Qingist transformeeritakse teda, peenendatakse teda Qiks ja Qi peenendatakse Sheniks, et ta saaks ühineda lõpuks algse ühtsuse ehk selle totaalse mitteeksisteerimisega Wu Qiga, mida me seal ka eelmises kohas nägime. Aga põhimõtteliselt see, et inimene ei ole terve ja ei ela tervislikult, ei ole mingisugune uudis. Sellest räägiti juba 2000 aastat tagasi kõige kuulsamast või ühest kõige kuulsamast Hiina meditsiini raamatust Kollase keisri sisehaiguste kaanonis, kus siis kollane keiser räägib oma erinevate ihuarstidega ja ka Qi-Poga. Ja kollane keiser siis teatavasti oli ka ise väga suur meditsiinihuviline ja oskas ja teadis päris palju. Ja siis tema küsibki, et miks see siis kaasaegne inimene 2000 aastat tagasi enam ei ole terve. Et miks need inimesed on juba 50-aastaselt on vanad ja Qi-Po siis ütleb, et räägib sellest, kuidas iidsetel aegadel elati. Et see on alati siis, kui Hiina meditsiinist räägitakse, siis öeldakse, et ainult halval arstil on haiged patsiendid. Ehk siis päris alguses ei olnud, kõik oli nii harmooniline, et keegi ei olnud haige ja arsti kohustus oli lihtsalt monitoorida oma patsiendi väikseid tasakaalutusi ja pidevalt aidata tal enne, kui haigus tekib, see tasakaalutus ära likvideerida, kas taimede, liikumise või muu asjaga. Aga mingist ajast inimene oli nii alla käinud, et nad jäid haigeks. Ja põhimõtteliselt haige patsient on ikkagi nagu arstile häbiasi. Aga jah, et inimesed siis sõid ja jõid iidsetel aegadel mõõdukat, nad ärkasid ja läksid puhkama regulaarselt samal ajal. Aga tänapäeval enam inimesed ei ole sellised, nad joovad veini, nagu see oleks vesi ja praktiseerivad mõtlematut käitumist. Nad annavad järele ülemäärasele seksuaalsele kirele ja nende ihad kulutavad ära nende elujõu. Nad ei tea, kuidas leida rahulolu endas ja nad ei oska valitseda oma vaimu. Nende ärkamise ja magama mineku rütm on kaootiline, seetõttu nad elavad kuni 50-aastaseks ja hakkavad siis alla käima. Tuleb tuttav ette, eks ole? Aga see ei ole siis tõesti midagi uut, nii et kui te tahate oma elus midagi revolutsioonilist teha, tõesti revolutsioonilist, siis elage nii, nagu inimesed iidsetel aegadel. See oleks midagi, sest mitu tuhat aastat me oleme teinud kõike nii. Kuidas te tunnete? Kui sobib, siis võib lahti jääda. Kuidas siis terve olla, et vanadest tekstidest nagu antakse sellised head nõuanded, ega selleks ei olegi suurt midagi vaja, et kasvatad oma elu ehk käitud vastavalt aastaaegadele ja muudele tarkadele ja normaalsetele loodusrütmidele vastavalt, arvestad 4 aastaajaga, kohandad külma ja kuumaga ehk suvel paned vähem riideid selga, talvel rohkem, tasakaalustad viha ja rõõmu ja see on üks hästi oluline osa Hiina meditsiinist, oma emotsioonide tundmaõppimine ja nende tasakaalustamine. Jääda rahulikuks paigale ka kõige raskemates situatsioonides, harmoniseerida siis inni ja jangi, reguleerida kõva ja pehmet. Ja siis ei tungi haigus ehk kuri hingus meie kehasse.
ja inimene elabki kaua. Ja missugune on siis terve inimene? Nahk peaks olema pingul, sooned võimaldama piiramatult liikuda, kõõlused peaksid olema vastupidavad ja luud tugevad, süda, meel ja tahe peaksid olema kooskõlas ja eluenergia voolama. Sel juhul ei saa kurihingus kuskile kanda kinnitada ja haigus ei saa tekkida. Meil on oma tervislik, oma chi ja algne chi, mis on hea chi nii-öelda ja see kaitseb, ta koosneb erinevatest asjadest, kaitsesiist, veitsist ja nii edasi. Aga et põhimõtteliselt, kui inimene on tasakaalus, siis ta haigeks ei jää. Et on selline vana ütlus, et rahulik inimene ei jää haigeks. Ja haiguste põhjuseks on siis kurihinguse asumine kehasse, mis tõkestab chi liikumist. Ja see kurihingus tänapäeval nimetatakse seda väliseks või sisemiseks patoloogiaks. Nimetame seda vanade tekstide põhjal kurjaks hinguseks, kurihinguseks. Et see võib olla nii väline haigustekitaja, mida siis Hiinas nimetati, et kas tuul, külm, kuum, niiskus või kuivus on välised haigustekitajad, need tulevad väljaspoolt ja mõjutavad meie keha, sest me oleme sellele keskkonnale avatud. Või siis sisemised haiguspõhjused, mis on kas mingid sünnipärased asjad või emotsioonid, et põhilised haiguspõhjused on sellised. Ja tervis võib-olla ongi Hiina meditsiinis selline mõiste, mida kirjeldatakse läbi tasakaalu ja harmoonia. Ja see on harmoonia kõigil tasanditel. Inimene ei saa olla terve, kui tema kehas on yin-yang küll tasakaalus, aga tema suhted keskkonnaga, oma lähedastega ei ole korras. Ehk siis see on, tervis on yin-yangi tasakaal inimkehas, aga ta on ka, siis inimkehas chi voolamine tasakaalustatud, aga ta on ka tasakaal inimese ja keskkonna looduse vahel. Ehk siis arvestatakse loodusega, nende märkidega, aastaaegade kõige muuga, samuti harmoonia, tasakaal inimese ja ühiskonna vahel ja tervis on siis harmooniaga kosmilisel tasandil, ehk ta on kõigil tasanditel arvestatud selline loomulik olemis või käitumisviis. Ja kui korraks veel siin tervise juures tulla nende emotsioonide juurde, millest võiks teha tegelikult terve, ma olen mõnusalt kriidiseks ennast ajanud, terve pika loengu, et kuidas oma emotsioone tasakaalustada, sest me ei õpi seda tänapäeval, meil ei räägita sellest ja me oleme sellega väga hädas, eriti sellistel aegadel nagu praegu, kus juhtub igasuguseid keerulisi sündmusi, ja me läheme väga ruttu oma keskmest, oma tasakaalust välja. Aga üks selline võib-olla väike näpunäide on, et kindlasti ei ole hea oma emotsioone alla suruda. Et emotsioonide represseerimine Hiina meditsiinis on samamoodi mitte soovitatav nagu lääne meditsiiniski. Üleliiane väljendamine ei ole samuti hea. Et nii mõlemad äärmused, täielikult eiramine või represseerimine ei ole hea ja ka liigne väljaelamine, kas siis hästi pikalt välja nagu seespodisev emotsioon või siis ka pursates välja antud emotsioon. See on tavaliselt lõpeb ka ju sageli väga halvasti, ehk siis, et välja elatud viha, me näeme, mis sellest saab maailmas, sellest saab vägivald. Ja ongi selline nõuanne, et kui sa tahad oma emotsioonidega tegeleda, siis kõigepealt teadvusta, mida sa tunned ja siis teadvusta seda, et sina ei ole sinu emotsioon, anna sellele emotsioonile nimi ja siis arvesta sellega, et see, nagu kõik asjad siin maailmas on muutuvad, ta tuleb ja läheb, ta tõuseb korra oma kõrgpunkti ja siis ta hakkab langema. Ära jää sinna oma emotsiooni kinni, ära hoia oma emotsioonist kinni ja see on üks põhilisi asju, mis siis inimesi teevad, et nad jäävad sinna oma emotsiooni rippuma, kordavad seda mõtte või tunde ajal kogu aeg ja niimoodi võib ühte emotsiooni korrata terveid sugupõlvi. Mõtleme näiteks, kuidas
Capuletid ja kus Roomeas ja Julias oli 2 suguvõsa, kes olid juba mitu põlve omavahel vihavaenus. Ehk et siis mitte ainult sina ei hoia oma emotsiooni kinni, vaid kogu suguvõsa hoiab. Kujutage ette, missugune energia see peab olema, millega sa juba sünnid. Aga jah, et põhimõtteliselt ei ole siis hea ei liialt välja elada, mitte represseerida, teadvustada oma emotsiooni ja lasta õppida mingeid meetodeid, kuidas nendest siis nii-öelda lahti lasta. Ja siin on palju erinevaid tehnikaid, et võib-olla kõige lihtsam on öelda, et emotsioon hinnameditsiinis on vibratsioon. Et sii on alati seotud vibratsioonidega ja sageli igasugused tehnikad, mis on raputamised, patsutamised, ma usun, paljud teavad, koputamised, kõik need aitavad meil tegelikult emotsioone kehast välja saada energia kujul, nii et me ei pea teadvustama neid kui mõtteid või tundeid. Üks väga oluline siis, ma kardan, et tegelikult vist. Ahah, ikka kõik õige. Jooksis kinni. Nii, nüüd loodame parimat. Väga oluline osa, siis milleta hinnameditsiinist ei saa aru, on Wu-Xing ehk 5 faasi teooria. Vanasti nimetati neid 5 elemendiks, aga see ei ole õige, sest nad ei ole muutumatud elemendid, nii nagu see yin-yang. Oih, kui tore lapergune tuli. Diagramm. Et näitab seda, kuidas yin ja yang pidevalt muutuvad, nad on üksteist kogu aeg üksteiseks üle minevad tsüklid, et kui yangi saab hästi palju, siis inni jääb järjest vähemaks ja ühel hetkel see kauss pöörab ennast teistpidi ja ta muutub millekski muuks. Ja 5 faasi on samasugused. Ta on selline väike nagu molekul. See on 5 näidata, kuidas energiad universumis liiguvad. Ja nii võib öelda, et see kirjeldab siis kõikide nähtumuste omavahelisi muutuseid ja nende tsükleid. Ja selle kaudu samamoodi võib kirjeldada peaaegu kõiki nähtusi. Ütleme, et seal me jõuame kohe selle väikese tabelini ka või mitte tabelini, vaid siis kujutamiseni. Et tuleenergia on kõige yangim, seal on hästi palju yangi ja veeenergia on kõige yinnim, seal on hästi vähe yangi. Ehk siis samamoodi kogu aeg näitab seda, kuidas need asjad omavahel on seotud ja kuidas nad lähevad üksteiseks üle. Ehk siis see kajastab nägemust, et kõikide universumi süsteemidel on sama struktuurilised omadused, mis järgivad sama liikumise mudelit ja selle tõttu saab kõiki asju 5 elemendi või 5 faasi abil kirjeldada. Ja ma usun, et te olete kõik seda näinud. Algselt siiski see maa element oli seal keskel, põhimõtteliselt seal, kus on see ristikene, aga hiljem ta tõsteti natuke edasi. Aga kõige lihtsamini öeldud, mis on 5 faasi? Need on 5 kirjeldada energiate suundi, liikumissuundi universumis. Tuleenergia ehk siis kõik asjad, mis on tuletüüpi. Need on energiad, mis liiguvad ülesse. Üles suunas põhimõtteliselt. Ütleme, et see on, enam ei ole meil siin yin-yang. No, teeme siia uue. Tuleenergia, kõik energiad, mis liiguvad üles suunas. Ja see on kõige yangi. Veeenergia.
Mis te arvate? Kõik energiat nagu kosk voolab alla. Kõik energiat, mis universumist lähevad alla suunas, on V-tüüpi energiat. Energia. Kõik energiad, mis liiguvad plahvatuslikult laiali igas suunas. Metallienergia. Energiat, mis koonduvad, tõmbuvad kokku. Ja algselt siis mille suhtes kõiki seda liikumist vaadati, oli maaenergia, mis on neutraalne ja paigal püsiv. Hiljem ta siis tõsteti siit keskelt ära ja tekkis selline ring. Ja selle abil siis grupeeritakse kokku kõik võimalikud erinevad maailmanähtused. Ja põhimõtteliselt nende vahel on siis loovtsükkel ja kontrolliv tsükkel, et see asi tõesti toimiks, et midagi ei oleks liiga palju ja midagi ei oleks liiga vähe. Ja loovtsükkel ongi siis, alustame siit, puu loob tule, loogiline, tuli loob maa loob metalli, metall loob vee ja vesi loob puu. Ja seda kutsutakse siis ema-poja suhteks ja niimoodi saab siis aeg-ajalt näha, et kui mingi asi on tasakaalust väljas, mingisuguses olukorras, inimeses või situatsioonis on liiga palju puuenergiat, siis saab seda tasakaalustada näiteks selle kaudu, et veeenergiat tugevdada. Ehk siis see on ka üks ravi põhimõtteid. Aga seal on veel omavahelised kontrollivad suhted ka ja siin, nagu te näete, on ka ründav suhe, aga kontrolliv suhe on siis see, kuidas üle ühe faasi kontrollib järgmine ehk siis vesi kontrollib tuld, jälle loogiline, eks ole. Kui tuli läheb liiga suureks, siis viskame sinna vett peale ja siis ta läheb vähemaks. Ja see on siis selline viis, mille abil on võimalik analoogia abil kirjeldada nii tasakaalu kui tasakaalutusi maailmas, aga ka inimeses. Ja siin on üks selline väike üldtuntud grupeering, ehk siis kõige lihtsamini öeldes võib öelda, et puuenergia, mis on plahvatuslik, laiali minev loov energia, see on selline energia, mis on kevadeti, mis on lapsepõlv, millega seostuvad, ütleme, et ka värvidel on oma selline vibratsioon, mis on mingit tüüpi, roheline värv on selline laiali, plahvatuslik, värske, nii nagu kevadel, kui tulevad pungad ja muu. Et selles mõttes, ja siis grupeeritakse sinna alla ka inimese kehas olevaid organeid, avausi, kudesid, meeleelundeid ja kõike muud. Ja võib-olla siis käime korra selle läbi, et lihtsalt midagi nagu seostuks. Puuenergiale või puufaasile, mis on kevad, järgneb tulefaas, mis on suvi ja suvega siis seostatakse selliseid asju nagu tuleenergiaga siis. Punane värv seostatakse, mis meil enne siin veel oli olulist, mida ma pidasin. Ka vist ei olnudki. Jah, kõik need kuumused ja niiskused ja ilmastikutegurid ja nii edasi, aga samuti ka teatud emotsioonid. Puu energiaga seostatakse vihaemotsiooni ja sellega seotud organ on maks ja sapipõis. Tuleenergiaga seostatakse rõõmu, eufooriat ja selle esindajad meie kehas on siis, võib-olla ongi siit lihtsam vaadata, on meie kehas siis süda ja peensool. Maaenergia, mis on suve lõpp, on kollane värvus, on seostub
niiskus. Meie kehas on ta seotud põrna ja maoga ja emotsioonides siis muretsemine, ülemõtlemine, obsessiivsus. Siis järgneb metallifaas, mis on sügis, mis on vanadus, mis seostub meie kehas kopsude jämesoolega. See on metallitüüpi kokkutõmbav energia ja kurbus. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas kurbus meie kehaga toimetab, siis täpselt nii ongi, et mitte ükski inimene ei nuta nii, et toetuks ennast taha, ikkagi kurbus tuleb sissepoole, keerab meid sisse, keerab meid kurvaks, toob õlad längu. Võib-olla selline kurbuse ja leina kõige ehedam näide on valge seostub ka lumivalge nahaga, tiisikusaige, surev tütarlaps vanadest romaanidest. Kurbus keerab inimese, toob ta kokku ja siis, kui see energia läheb liiga kokku, siis ta hakkab kuluma. Ja lõpuks tuleb siis veefaas, mis on talv, mis on vanadus ja suremine, millega seostuvad meie kehas neerud ja kusepõis ja millega seostub hirm. Ja see on siis selline faas, mis on lõppfaas, nii-öelda ühe tsükli viimane faas ja sellele siis järgneb uus kevad tavaliselt. Aga kui võtta inimese seisukohalt, siis selles puufaasis me areneme ja kasvame, meie mateeria kasvab, meie keha kasvab, meie luud kasvavad. Siis tulefaasis me oleme teismelised ja noored inimesed, tuli kui hormoonid, ihad, kõik see on hästi oluline, luuakse peret, luuakse mingeid väärtusi, kõik on hästi materiaalsusega seotud ja suve lõpp siis ka see maafaas, et see on juba selline stabiliseerumine, see on selline vanaduse, hilisem keskiga, kus inimene hakkab mõtlema, et võib-olla tõesti ma ikkagi ei saa neid asju sinna hauda kaasa võtta ja võib-olla neist ei ole kasu. Ta hakkab juba tegema neid sügise ehk siis elu sügise oma vanaduse plaane ja selles faasis siis tavaliselt inimene hakkab asju ära andma, nii füüsilises mõttes kui vaimses, hakkab õpetama näiteks, hakkab teadmisi edasi andma. Ja siis see viimane faas, talvefaas, see on see vanadus. See on selline hästi helge ja selge faas, kui inimene on õigesti elanud ja käitunud siis vastavalt oma elutsüklile, oma loomusele kohaselt. Ja öeldakse, et see vesi, vee energia, see on tohutult võimas ja sügav. Ehk ta on selline, mis sisaldab põhimõtteliselt oma põhjas kõiki maailma nähtusi ja ta peegeldab kõiki taevaseid nähtusi, ehk see veepeegel, kui ta on päris sile, see on ka see, miks meelerahu tuleks praktiseerida, miks on meditatsioon hästi oluline. Et kui me seal hilises faasis suudame olla nagu vaikne järv, tõesti meeletult rahuliku meelerahuga, siis sealt paistab see totaalne tõde või wu chi, sealt me näeme siis hetkeks seda, miks kõik on olemas, mis on selle kõige tähendus ja see on natuke hirmutav, seetõttu ka veefaas on väga sügavalt hirmutav neile inimestele, kes ei ole iseenda vaimuga tegelenud. Ja siis, kui me sellest aru saame, siis me oleme valmis siit lahkuma, siis me sureme. Ja siis hakkab midagi uuesti, uus kevad. Kui rääkida nüüd nendest praktikatest, ja neid on ka hästi palju. Ma ei taha seda, juba siin te juba nägite, et kui rääkida hästi analoogses keeles 5 faasist ja organitest, mis esindavad mingeid faasi, siis läheb väga segaseks. Ja selle tõttu ma siis valisin sellised praktikad, mida me kõik saame teha ja mis kuuluvad siis samamoodi selle Yang Shengi ehk elu kasvatamise praktikate alla ja on pärit nendest raamatutest. Ja on väga lihtsad tegelikult, aga põhimõtteliselt võib öelda, et see Yang Sheng elu kasvatamine, seda võib öelda ka iseloomu kasvatamine, sest selle jooksul me peame päris palju vanu mustreid ja harjumusi ära andma, lahti laskma ja päris palju uusi harjumusi oma ellu tooma. Et see nõuab tahtejõudu, mis asub meil ka siis siin kehas, ja
ta vajab järjepidevust ja rutiini ja see on kahjuks vist 2 sellist asja, mida tänapäeva maailmas enam ei jätku inimestele. Yang Sengi 4 alustala ongi siis needsamad universaalsed loodusseadused, nendega kooskõlas elamine, siis universaalne mõõdukuse printsiip, et kui sa ei kaldu äärmustesse, siis on kõik harmoonias. Ehk põhimõtteliselt me võime mõelda, et kiige variant, eks ju, et kui ma kaldun siia äärmusesse, siis läheb kiik ühtepidi ja kui siia, siis teistpidi. Aga kui asju on ühepalju, meil ei ole liiga palju ühte ega teist, siis on meil rahulolu, siis on meil äärmusetus ja siis me oleme terved. Ja mõõdukus siis kõigest toitumine, töö, liikumine, puhkus ja nii edasi. Siis on loomulikult selle šenniga tegelemine, vaimuga tegelemine, siis meelerahu, mentaalse pinge ja meele erutuse vähendamine, teadvuse stabiliseerimine, emotsioonide ja vaimu tasakaalustamine ja igasugused meeleharjutused, meditatsioonid. Ja hästi oluline osa sellest on ka eetiline eluhoiak, ehk siis kaastundlikkuse, et kuna selliseid universaalseid printsiipe on vähe, miski ei ole totaalselt yin või yang, aga paar sellist universaalset printsiipi siiski on. Üks on see, et kõik on muutumises, ehk siis püsituse idee samamoodi nagu budismis, mitte miski ei ole püsiv, kõik on ajutine ja samamoodi siis ka sellised universaalse headuse printsiip põhimõtteliselt, et me saame valida hea käitumise, millel on hea tagajärg ja selleks siis praktiseeritakse kaastundlikkust ja hoolivust, vägivallatust, headuse andmine ja sinna juurde siis ka see, et kui meil väga palju neid omadusi ei ole, siis me saame neid iseloomu kasvatamise abil juurde tekitada. Ehk siis universaalse headuse ja kõike stabiliseeriva mõõdukuse printsiip, et kui me tahame stabiilsust, siis me peame olema mõõdukad. Ja see on üks selline jällegi põhimõte, mis, nagu mu üliõpilased ütlevad, on väga närvi ajav, sest me tahaksime tegelikult palju häid asju ja vähe halbu asju, aga mitte midagi mõõdukalt. Ja nii nagu budism ütleb ka taoism, et inimesele tekitab kannatusi soov või soovid ja peamiselt siis soov klammerduda heade asjade külge ja soov tõrjuda halbu asju. Ja kui me neid ei tee, ehk me ei tegele ainult hea praktiseerimisega ja halva vältimisega, siis me juba oleme stabiilsemad. See mõõdukus stabiliseerib meid ära. Eetilise koha pealt siis, et on need mingid põhimõtted ka, kus öeldakse, et sa ei tohiks tappa ja nii edasi. Ma loodan, et mul on see slaid ka. Aga 5 voorust, mida siis praktiseerida ja siin on näha, kuidas nad on siis seotud meie tervisega. Ja ma sellepärast just lugesin teile üles need erinevad tunded, mis olid seotud erinevate organitega, erinevate faasidega. Et heatahtlikkuse praktiseerimine peatab agressiivsuse ja tapmisiha, mis on seotud maksaga, maksaemotsioonid. Tarkuse ja teadlikkuse praktiseerimine aitab ahnuse, varastamissoovi ja hõlptulu tagaajamise vastu, mida seostatakse neerudega. Õiglameelsus ja ühiskondlik vastutus, mida me siis võiksime teha, aitavad ära hoida seksuaalset kõlvatust ja vääritud käitumist, mis on seotud kopsudega. Ja sünniskäitumine ja ühiskondliku käitumisreeglite tundmine aitab lahustada iha meelemürkide ja kontrollimatu käitumise järele, mida seostatakse südamega. Ja ausus ja usaldusväärsus aitavad vältida igasugust valskust ja petmist, mis on seotud põrnaga. Ehk siis põhjendused tulevad läbi 5 faasi põhimõtete. Aga need siis oleks sellised asjad, mida võiks praktiseerida. 5 ettekirjutust
on ka olemas siis jah, mitte tappa, mitte varastada, mitte valetada, mitte laskuda seksuaalsetesse kõlvatustesse ja mitte kahjustada end meelemürkidega. Hästi olulised konfutsiaanluses rohkem, taoismis tegelikult hierarhiaid ja selliseid sotsiaalseid norme palju vähem, tegelikult nad olid isegi selle vastu väga paljuski, et see ei ole spontaanne käitumine, kui me peame kogu aeg arvestama, et kas tema on minust ülem, kas ta on vanem, kas ta on varakam ja nii edasi. Aga selline asi nagu pojalik austus vanemate vastu ja oma esivanemate austamine on siis läbi erinevate Hiina ajaloo ja uskumuste alati olnud nagu väga olulisel kohal. Ja kindlasti siis ka see lahkus endast kehvemal järjel olevate inimeste suhtes. Ja taunitud on siis valetamine, tagarääkimine, laimamine, suurustamine, vandumine, kirumine ja vägisõnade tarvitamine, ehk siis, et ka sõnal on vägi. Ja siin võib-olla ongi üks selline emotsioonidega tegelemise võti ka, et kui inimene tunneb tohutut viha, siis esimene asi, ja see on mõningate inimeste jaoks tõesti samm, sellepärast et nad on vägivaldsed. Esimene asi on see, et ära tegutse oma emotsiooni järgi, ära löö. See on esimene. Mõned suur osa inimestest, jumal tänatud, on sellest nagu üle. Järgmine on see, et ära löö inimest sõnadega, ära ütle, ära kahjusta. Ja kolmas, kõige kõrgem, see munkade tase, ära mõtle halvasti, aga see tavainimestel on jäetud, et me ei saa sellega hakkama, vähemalt siis mõtle halvasti, aga mitte tihti. Aga jah, sõnal on vägi, sõnal on samamoodi see emotsiooni energia ja kui me selle välja ütleme, siis see kahjustab ja parem mitte. Siin on ka üks siis näide sellest, neid Yang Shengi loetelusid on lõputult, et üks on siis see mõõdukuse erinevad soovitused, mida võiks või peaks tegema mõõdukalt. Ja siin on võib-olla huvitav see, et kuidas nad põhjendavad erinevaid ja need on ka mitmed pidi seotud selle 5 faasi organitega. Aga näiteks, et kui sa mõtled liiga palju, mis sinuga siis juhtub, su vaim pudeneb laiali. Ehk siis mõtlemine ei ole kindlasti Hiina mõtlemises kõige kõrgem asi, et inimese puhul öeldakse, et kui me sünnime, siis me hakkame kohe oma algset ema kõhus, meil on veel selline kahjustamata sünnieelne energia, chi. Ja niipea, kui me sünnime kokkupuutes õhuga ja maiste energiatega, hakkame me kaotama oma energiaid. Siingi me kaotame seksuaalsusega, siin me kaotame emotsioonidega, vibratsiooniga ja senni me kaotame mõtlemisega, liigse analüüsiga. Ehk et kui me tegelikult tahame selget mõistust säilitada, siis me peaksime vähem mõtlema. Ja see on selline taoistlik mõttelaad hästi sageli, kus rõhutatakse seda, et kui me suudame oma südame ja pea tühjaks teha üleliigsest pahnast, siis me oleme targad, siis me näeme asju päriselt. Kui sa arutled liiga palju, siis see koormab sinu südant. Kui sa naerad liiga palju, siis su organid tõusevad liialt ülesse. Mis iseenesest on ju päris tore vahel. Kui sa räägid liiga palju, siis su tsiimeri kuivab. Kui sa tegeled liialt nautimisega, siis su põis ja sapipõis muutuvad vastuvõtlikuks välisele tuulele. Kui sa vihastad liialt, siis su veri hakkab liiga kiiresti liikuma, mis on ka ilmselge. Inimesed vihaga lähevad näost punaseks, silmad lähevad punni, veresooned lõhkevad. Tõepoolest. Kui sa rõõmustad liialt, siis su süda ja vaim hälbivad ja muutuvad rahutuks. Ja selline eufooriline rõõm, mis on südame emotsioon, ei ole Hiina meditsiinis ka siis midagi sellist positiivset. Sügav rahul olemise rõõm, selline meditatiivsuse ja vee meelega, vee energiaga seotud rõõm
see on see, mida otsitakse, aga see ei ole selline, et viskan riided seljast ja tantsin laua peal rõõm, see ei ole eufooria, see ei ole selline maniakaalsus, see on südame halb või patoloogiline emotsioon põhimõtteliselt. Ja siis meie vaim muutub rahutuks, ta ei saa enam südames olla, inimesel tekivad vaimsed psüühilised probleemid. Kui sa leinad liialt, siis su juuksed ja habe muutuvad kuivaks ja lähevad halliks. Kui sa armastad liialt, siis tahe ja tsi muutuvad ühekülgseks ja ülekoormatuks. Ja kui sa tunned vastumeelsust liialt, siis su essents ja jõud tõusevad üles ja vähenevad. Ja kui sa oled liialt kaasatud ehk liiga tegus, siis su lihased, meridiaanid ja närvid lähevad pingesse. Ja kui sa tegutsed liialt, siis su tarkus seguneb muredega. Ja murega on üks hea, võib-olla ka selline hästi oluline emotsioon, mis meid kõiki kogu aeg saadab. Mure kohta öeldakse seda, et mure on hoolimine ilma usalduseta. Ja seetõttu ta ei ole mingi hoolimine. Et me hoolime küll inimesest, olukorrast või mingisugusest asjast, aga me ei usalda, et ta on piisavalt tark, et ise hakkama saada, et see olukord laheneb, et laps saab hakkama, et universum käib oma mustreid mööda ja lahendab selle asja ära. See on selline usaldamatuse kriis, on muretsemine. Me hoolime, aga me ei usalda. Ja ainus asi, mis selle vastu aitab, on õppida usaldama. Usaldama vaikselt erinevaid asju ja ma tean, et see ei ole ka lihtne ja selleks on oma praktikaid, aga tasub proovida. Iga kord, kui tunnete muret, mõelge, kas ma tegelikult võiks seda inimest usaldada, kas ma võiks seda olukorda usaldada, kas ma võiksin seda asutust ükspuha mida usaldada. Mis siis on hästi oluline, ongi see, et me kasutame liialt oma meele elundeid, organeid ja meie ühiskond on selle peale üles ehitatud. Kui te mõtlete, minu arust näiteks New Yorgi kesklinn on hea näide sellest või ka Tokyo, kui te olete seal käinud, kuidas meie kõiki meeli stimuleeritakse juba linnapildis. Nendes linnades on siis hästi suured reklaamid, need on tavaliselt õigemini reklaamtahvlid, kus jooksevad reklaamid ja neil on isegi helid taga. Et kui sa kõnnid mööda tänavat, näiteks New Yorgis, siis on sul 10 kino ja muud Pepsi ja mingit reklaami helidega ja siis on need autojuhid, kes lasevad sulle kogu aeg signaali ja siis sa pead seal rahulikult näiteks minema tööle, rääkima inimestega. Põhimõtteliselt, kui te olete seal linnas esimest korda, siis teie närvid on täiesti püsti, kogu teie olemus on kogu aeg energetiseeritud, on kogu aeg erutunud ja see on selline maailm, kus me elame. Ja see on tegelikult tohutult väsitav. Meie keha peab kogu aeg olema vastuvõtmisvõimeline, võitle, põgene ja seda kõike on liiga palju. Ja siis öeldakse, et üldse igasugused meelelised erutused võiks olla aeg-ajalt miinimumis. Üks on see 5 minuti istumisasi, et iga päev paned tuled kinni, istud vaikses toanurgas, kas või 5 minutit, ilma et su meeli ergutaks miski. Ja samaaegselt keskendud oma hingamisele, sinne esimene meditatsiooni vorm. Silmade liigne kasutamine siis kahjustab otseselt meie verd, ütlevad vanad raamatud ja seega südant. Liigne lamamine kahjustab meie energiat ja kopsusid. Liiga pikaldane istumine kahjustab meie liha ja põrna. Liiga pikk seismine kahjustab luid ja neerusid. Ja liiga pikalt kõndimine kahjustab lihaseid ja maksa. Need on 5 halba mõju kehale ja need halvad mõjud ja need erinevad mittetegemise nimekirjad, need on ka mõeldud selleks, et siis mitte teha neid. Arvestada, et sellised mõjud on asjadel. Siin on veel üks selline pikem, ma ei hakka seda ette lugema ja see ei olegi praegu meie selles kontekstis, need kordavad väga paljuski üksteist. Aga hüppame sealt edasi, ehk siis selle mõõdukuse juurest ihade juurde. Ja üks väga oluline asi, mis siis
Hiina meditsiinis või Hiina mõtlemises on see, et ihad põhjustavad meile kannatusi. Mida rohkem me ihaldame, sest kõik on püsitu, kättesaamatu enamus asju, mida rohkem ihaldame, seda rohkem me kannatame. Ehk et me peaksime tegelema sellega, et olla rahul sellega, mis meil on, võtta vastu spontaanselt seda, mis meile antakse, anda ära seda, mida meil vaja ei ole ja siis me enam-vähem oleme tasakaalus. Aga ihad iseenesest on meil kõigil ühised ja ihad me saame nii-öelda kaasa ja need algsed taevased ihad, mis meil siis on silmade vajadus 5 värvi järgi, kõrvade iha kuulda 5 nooti ja suu iha tunda 5 maitset. Aga tark siis kontrollib oma ihasid ja ei ületa oma loomulikke vajadusi. Ehk siis mingit pidi elus olemiseks meil on vaja igasuguseid ihasid, seksuaaltungi, ambitsioonikust, tegutsemistahet, aga jällegi mitte nii palju, et see tekitaks meile kannatusi. Ja öeldakse siis, et kannatusi tekitavad meile klammerdumine meeldiva külge ja ebameeldiva tõrjumine. Ja selleks, et mitte klammerduda meeldiva külge, peaksime me aeg-ajalt praktiseerima ka ebameeldivat. Ja selleks on siis ka erinevaid praktikaid, mungad vahel vaatavad lagunevat surnukeha, et saada kontakti meie enda tulevikuga. See on väga vastumeelne, see mõte meile, lagunev keha on ka vastumeelne, aga et saada sellest vastumeelsusest üle, et mitte kannatada selle pärast. Aga see ei tähenda seda, et me muutuksime tundetuks. See tähendab seda, et see inimene vaatab seda, paneb selle oma teadvuse süsteemi mingile õigele või võrdväärsele positsioonile, et ta ei pane seda liiga kaugele, et sellest ei tekiks traumat. Ja öeldakse siis jah, et mis elu abistab, on söömine, mis teda kahjustab, on ihad. Aga ülesöömine jälle ka elu ei aita. Ja siis jah, et hästi palju siis öeldakse seda, et meie ihad ja soovid tekitavad meis emotsioone. Kui me ei saa seda, mida me tahame, siis me oleme vihased või kurvad. Ja kui me saame seda, mida me tahame, siis me oleme rõõmsad, ülbed, hoolimatud. Et neid kõiki tuleks siis reguleerida ja siis ei juhtu seda, et nad kahjustavad meie organeid. Ja nii ongi, et välised haiguspõhjustajad ehk siis see kuri-chi kahjustab meie vormi, meie keha ja muretsemine, hirm ja viha kahjustavad meie energiat ja selle järgi kaudu siis ka meie organeid otseselt. Mis need erinevad tunded teevad? Nad on samamoodi, nagu me ütlesime, et neil on oma liikumissuund, nagu on erinevatel faasidel. Ja nii öeldaksegi siis, et kõik haigused on chi ebastabiilne või vale liikumine meie kehas. Meie kehas on chi meridiaanid, mida mööda meie energia liigub põhimõtteliselt sellist oma loogikat pidi ühest organist läbi, mööda kanalit, ühendub teise kanaliga ja tal on oma ööpäevarütm, tal on oma loomulik liikumine, yin-kanalid liiguvad üles, yang-kanalid liiguvad alla ja kui inimene on harmooniline, tal ei ole mingeid takistusi, siis see energia liigub õiges suunas. Aga haigused tekitavad siis mingit chi, eluenergia, eluväe erinevat liikumist, vale liikumist, patoloogilist, haiglaslikku liikumist ja vihaga siis chi tõuseb liialt. Eufooria vabastab chi, pillub ta laiali, teeb segaseks, kurbus vähendab ja lahustab energiat, hirm siis langetab energiat ja seda me teame, et hirmuga inimesel alumised avaused võivad avada, inimene võib püksi teha, see on tugev veeenergia, mis tuleb alla ja siis väravad lähevad lahti, siis tuleb sellele alluda. Mõelge, kui võimas energia see peab olema. Meie keha, meie meel ei suuda seda kontrollida. Ja seetõttu ka hirm on üks kõige raskemaid baasenergiaid, millega tegeleda.
Külm tõmbab chi kokku, seda me teame ka, nii kui külm hakkab, me tõmbame õlad kokku, nii et kui teil on väga külm, siis püüdke lõdvestada lihaseid, lõdvestada, lasta oma keha lõdvaks, mitte kokku tõmmata, siis teie keha kohe palju paremini saab selle temperatuuriga hakkama. Kuum ajab chi üle ääre, ehk me hakkame higistama, ajame pooridest välja yang chi abil higi ja nii edasi. Ehmatus muudab chi kaootiliseks. Ja see on sageli siis igasuguste šokkide asjadega, et me väga raske on pikka aega oma energiat kokku koguda, sellepärast et ta oleks nagu igal pool laiali, nagu väiksed killud oleks igal pool ja meil on väga raske seda taas iseendaks kokku vormida. Nõrkus kulutab chi ära ja mõtlemine sõlmib chi kokku. Ja seda me näeme ka, mõtlemine, muretsemine, ülemõtlemine, tekivad sellised chi sõlmed, et me nagu mõtleme mingit mõtet, siis me oleme jälle ühe sama mõtte juures ja jälle, siis lõpuks tekib selline obsessiivne nagu rada, et väga raske jällegi lahti saada sellest. Siin on jälle üks Ling Shu selline sama sarnane kirjeldus, me ei hakka seda ka lugema. Et mida siis teha, et selles hästi kiires maailmas, kus yin-energia on vähemuses, rahulik vaatlemine, mõtlemine, aeglane rääkimine on ebapopulaarne või peaaegu sobimatu meie ellu ja kõik see, mis stimuleerib meie keha ja meeli, arvuti, telefon, meelelahutus, see on nagu hästi valdav, et üks võis ongi hakata harjutama puhkehetki, pause meeleerutusest. Ka seda, et näiteks õhtul võtad ütleme mingi kellaaja peale 7, peale 8 enam ühtegi ekraani ei vaata. Vanasti oli see keeld, et ära loe õhtuti, sest see erutab meeli. Tänapäeval on see, et parem loe õhtul, aga ära vaata telekat, ära vaata seda ekraani, sealt tuleb hästi palju infot, hästi palju asju, mida su teadvus ja su olemus peab analüüsima, kui sa pead magama jääma. Seda on kõike liiga palju. Aga siis jah, üks jällegi selline nimekiri Yang Sengi, et ära aja taga kuulsust ja rikkust, ehk siis, et kui lepid sellega, mis sul on, sead küll eesmärke, energial peab olema alati suund, sa pead teadma, kuhu poole sa tahad jõuda, mis on see sinu elu eesmärk mingit pidi, aga ta peaks olema täpselt nii avatud, et sa saad spontaanselt selle poole liikuda ja see üks asi, mis siis alati meis pingeid tekitab, on kuulsuse ja rikkuse tagaajamine, ütleb Hiina tarkus. Hoia eemale liigsest mürast ja visuaalsest kirevusest, oma mõõdukalt materiaalseid väärtusi ja rikkusi, vähenda lõhnu ja maitseid ja väldi kadedust ja armukadedust. Et need on sellised asjad, mida me tõesti kõik saame teha ja see tekitab selle, et teie meel on rahulikum. 7 pidevat praktikat või soovitust, mida oma ellu võtta. Alati praktiseeri häid tundeid, isegi kui teised teevad halba, tee head ja ütle hästi. Alati säilita sõbralik suhtumine. Väldi viha ja aita kaasinimesi. Tegelikult siin oli kõiki olendeid. Alati hoia meel rahulolev, ka siis, kui sa kannatad, ole tänulik selle eest, mis sul on. Ja võib-olla need on need põhimõtted, mida praegu tasub hästi palju meeles pidada, et me ei ole sõjas, meil on see hetk, me saame siin istuda ja rääkida, tunda seda kergendustunnet, et meil on kõik see veel võimalik ja seda ka nautida, võtta seda hetke spontaanselt, rahulolevalt, olla rahul sellega, kuigi meie süda kannatab koos ukrainlastega. Alati hoia tervislikku suhtumist, ükspuha, milline ka sinu tervislik seisund parasjagu poleks. Ja see on võib-olla üks oluline asi veel, mis on üks tai chi põhimõte, et ära kuluta kunagi 100% oma energiast. Et see on see, me elame jälle ühiskonnas, kus inimesed suurustavad sellega, et ma annan tööl 120% endast.
ripsmed on paksemad 190% ja töölanne on 120% endas. Et tegelikult kunagi ei ole mõtet anda kogu oma energiat ära, et see on alati, kui sa oled terve, siis kasuta ära kuskil 80% praktiseerides näiteks tai chi, 20% jätta varuks. Ja kui sa oled haige, siis tee 20% pealt ja 80% jätta varuks. Ehk alati arvesta sellega, et sul on varusid, sinu isikliku energiavarusid. Siis sa jällegi ei lähe nulli, siis sa ei põle läbi, siis suga ei juhtu halbu asju. Sa oled pikemalt terve. Ja miks on vaja pikalt terve olla? Me teame, et hiinlased on põhimõtteliselt surematuse peaaegu et nagu kinnisideega kultuur. Et üks osa on püütud saada seda surematust läbi välise alkeemia, eks ju, veidani, ehk siis, et otsiti surematuse pilli. Et paneme nagu selle ja teise asja kokku ja siis saame sellise rohu, mis teeb meid surematuks. Ja see on koolkondi, kus see on ikkagi päriselt reaalselt nagu ettekujutus, et selline ravim on võimalik teha. Ja tänu sellele nendele vanadele alkeemikutele on meil igasuguseid leiutisi, kaasa arvatud näiteks püssirohi, mis siis oli, alkeemikud sageli armastasid katsetada seal väävliühenditega ja saltpeetri ja selline taim nagu tobiväet ja veel mingid sulfaadid ja sageli need lõppesid plahvatustega. Ehk et suudeti küll tekitada põhimõtteliselt surmav masin, eks ju, et otsiti igavese elu pilli, aga saadi surma. Ja teine osa sellest Hiina surematuse praktikatest on sisemine alkeemia, ehk see ongi see, et püütakse läbi elukommete, eluviisi muuta oma vaim surematuks selle läbi, et transformeeritakse see qing peenemaks energiaks qiks, siis see qi transformeeritakse vaimuks ja lõpuks see vaim on nii kerge, et ta ühineb selle äärmusetusega ja inimene ei pea enam nii-öelda uuesti sündima, ehk tema vaim läheb siia ja sellega on seotud ka 3 siis väga olulist katelt või energia välja meie kehas, et selle qingiga on seotud alumine tantien ehk alumine energiakeskus, siis qiga, kus me toit ja hingamine, see energia, see on meil keskmine tantien, see on kuskil siin südame piirkonnas, alumine tantien on paar näppu nabast allpool, siin kõhu seest ja ülemine tantien on siis siin kulmude vahel ja siis selle transformeerimise käigus, mis on seotud erinevate hingamispraktikate, mediteerimispraktikatega, jõutakse siis sellisesse rahuseisundisse, mis oli enne maailma tekkimist. Ehk kui me vaatasime enne seda Wu-Chi ja kuidas kosmoloogiliselt maailm tekkis, siis meditatsioon on vastupidiselt sinna liikumine üles suunas, mateeriast vaimuks. Ja see on hästi oluline osa siis Hiina sellisest mõtlemisest ja paljud koolkonnad siis tegelesid loomulikult seda tüüpi surematusega. Alati hoia oma südant rahulik, vähenda ihasid. Kui on vähe ihasid, on meel loomulikult rahulik. Alati hoia oma meel teadlik, ja see on siis oma teadlikkust, mindfulness, oma teadvel olu, et hoia seda tähelepanu maailmal ka, mitte ainult see, et mis on minu mõtted, minu tunded, mina olengi minu mõtted, minu tunded, vaid vaata korra välja poole. Ja üks osa sellest praktikast ongi see, et praktiseeri kaastunnet, siis sa märkad teisi inimesi ja olendeid. Siis sa ei ole enesekeskne ja kui sa ei ole enesekeskne, siis see tekitab sinus rahulolu, sest sa oled teadlik, teistel on ka mured, teistel on ka elud, sa ei ole ainult oma elu sees, oma depressioonis, oma selles. Ja teine on tänulikkus, praktiseeri tänulikkust. Hoia meel teadlik selles hetkes, vaata, mis sul olemas on, vaata, mida sa teha saad. Ja praeguses olukorras hästi oluline on teada seda, et
meil on ainult üks kohustus oma elus ja see on hoida iseennast tasakaalus. Ja kui me hoiame iseennast tasakaalus, kui me hoiame iseennast tasakaalus, siis me saame teisi aidata. Muidu me ei saa. Muidu me ei saa käituda kaastundlikult, muidu me ei saa teha head, sellepärast et me ise oleme nii katki, me ei märka seda. Esimene samm, kui inimene hoiab ennast tasakaalus, siis ta saab teostada oma heatahtlikku loomust. Ja lõpuks hoia rõõmsameelselt meelt, et see pikendab eluiga. Ja miks ma jõudsingi sinna? Tuli meelde, et miks on vaja kaua elada? Selleks, et enne seda me ei jõua selles protsessis siia. Me ei suuda oma 5-aastaselt, meie vaim ei ole kõike seda läbi teinud. Meil on selline pikk elu, mille jooksul me suudame transformeerida oma essentsi chi-ks, transformeerida oma chi vaimuks ja saada aru maailma kõiksuse algolemusest. Ja selleks seda ei saa teha ruttu. Muidu me võiksime sündida ja valgustuda. Ja olekski kõik. Jah, no otseselt, eks see nagu seda ühte hinge, mis sünnib, ei ole. Et inimeses on palju hingelisi aspekte, on eeterlik hing, siis on tas need maised hinged nagu pood ja nii edasi. Ja need maised hinged lähevad surres maa sisse ja need eeterlikud osad hun ja need hajuvad, et me tegelikult ikkagi oleme Hiina mõtlemises niisugune kogum eri tüüpi energiaid, mis sõlmuvad kokku. Ja kui me sureme, mõned on juba elu jooksul mingid osad ära läinud, siis see hajub. Ja järgmine sõlm tekib järgmises nagu konstellatsioon, see ei ole üks teadvus. Et seda üks hing, mis rändab läbi maailma ei ole, läbi ajaloo. Et see on natukene nagu selline, et on niisugune suur supipott, seal on oma põhjuslikkuse ehk kausaalsed põhjused, eks ju, mingi karmilised põhjused, miks mingid energiat kokku satuvad. Aga ikkagi ta on natuke niimoodi, et mees ja naine, isa ja ema seal supipoti sees kuidagi kahekesi ajavad seal midagi kokku ja siis hops tuleb sealt ja see on üsna nagu juhuslik, see oled sina. Aga see sina enam uuesti korduda ei saa. See hajub ära. Ja siis osa sinust läheb sinna potti ja osa sinna ja teise ja siis tekib järgmine konstellatsioon. Ja kohe hakkamegi lõpetama, et hästi palju oleme rääkinud, ära tee seda, ära tee teist. Kõlab väga nagu mitte motiveerivalt. Et mida siis teha, on ka päris hunnik selliseid meeldivate tegevuste nimekirju, mida võiks teha, mis mõjub meile hästi. Näiteks raamatute mõtte ja tähenduse tundma õppimine, kalligraafiaga tegelemine, südame ja meele rahustamine vaikse istumise abil, rahulik rääkimine heatahtlike sõpradega, alkoholi vähene tarbimine vaid kerge joovastuseni. Ma panin selle nimekirja, sest sageli ei ole alkoholi üldse, aga on olemas ka siis selliseid, mis annavad meie tänapäeva lääne inimesele väikese lootuse, et klaas veini vahel harva ei ole hull. Lillede kastmine ja puude istutamine, siin ehk siis mingi muusikariista mängimine ja kuulamine, lõhnaküünalde põletamine ja tee joomine, mägede vaatlemine, lugude jutustamine ja malemängu lihvimine. Ja üks veel siin, 5 tegevust, vaikuses istumine ehk meditatsioon, raamatute üle mõtisklemine, mägede, vee, lillede ja puude vaatlemine ehk siis hästi palju loodusvaatlemist ja vesi on see, mis siis on selline elu võrdkuju ja vee vaatlemine on hästi sage selline soovitus, kui meel on rahutu või siis ka vee alla minna, vette minna. Sõpradega headest asjadest rääkimine ja laste õpetamine ja abistamine. Nüüd ma enam isegi ei tea, mis mul siin lõpus on. Ja meditatsioon, ehk siis see südame rahustamine, et
see ei tähenda seda, et inimene saaks loobuda oma mõtlemisest või tundmisest, see ei ole ei taoismis ega budismis eesmärk. Meditatsiooni eesmärk on meele olemuse tundma õppimine. Ja kui inimene saab aru, misuke on inimese meel, et ta on väga-väga püsitu energia, mis hüppab kogu aeg ühelt kohalt teisele ja me ei saa kogu aeg olla teadlik kõigest, aga me saame aeg-ajalt, me saame õppida laskma lahti mõtetest ja tunnetest ja siis me saame aeg-ajalt tajuda meele olemust ehk iseennast selles hetkes siin ja praegu sellisena, nagu me oleme. Ja see on hetkeline ja siis meil tuleb uus mõte, siis me laseme sellel uuel mõttel minna ja korra tajume olemasolemist tervikuna. Ja see vist oligi kõik, mis ma täna tahtsin teile rääkida. Loodan, et oli tuttavat, oli palju tervemõistuslikku meeldetuletust, kuidas oleks tervem, parem, ilusam ja heatahtlikum elada ja loodan, et kõik said mingeid näpunäiteid ja eriti, et praegusel ajal kuidagi otsida seda kõiki neid häid asju, mida siin viimastes nimekirjades ette lugesin, et mitte minna kaasa nende väga tugevate negatiivsete energiatega, mis maailmas möllavad. Aitäh! Selle ilusa leolisatliku võib-olla on aega mõneks küsimuseks. Mul on selline küsimus, et rääksite sellest korrase keisriaegsest olukorrast juba kui leiti, et kõik on juba nii alla käinud, inimesed on elanud loomulikult elust ja eluiga on nii vähenenud. Siis me oleme veel 200 aastat edasi tulnud, allakäik on süvenenud, eks ole, tänapäeval meil ainult stressi, igasugune jama ongi, aga kuidas see iga meditsiinifilosoofia seletada seda, et üldiselt vähemalt kõige hullemates kohtades, nagu on arenenud riigid, eluiga kogenud tõuseb, inimesed on tervemad. Vaata siin ka tegelikult selles loos või selles ei öeldud, et nad surevad 50-aastaselt, vaid et nad 50-aastaselt hakkavad alla käima. Aga kui me räägime sellest konkreetset tekstilõigust, siis iidsel ajal nende uskumuste järgi ka kollase keisri raames elasid inimesed 200-aastaseks. Et selles mõttes meil on allakäik, aga jah, tegelikkuses loomulikult meie elu iga tõuseb, aga ma ei saa võib-olla ka öelda, et Hiina meditsiini mõttes, kui nüüd mõni praegune mõtleja, Hiina meditsiini mõtleja peaks seda kommenteerima, siis ma ei arva, et elukvaliteet võib-olla oleks tõusnud. Ja see on see osa, mille peale just need praktikad mõtlevad, et meie elu oleks ka lõpupoole kvaliteetne. Mitte ainult sel hetkel, kui me lubame endale kõike seda mõõdutundetult, mida me tahame, vaid ka siis, et kui me oleme 80 aastat vanad, et siis meil oleks ikkagi see eluvägi oleks hea konsistentsiga, kvaliteetne. Ja vot siin, ma arvan, on meile õppida kõvasti, et me võime neid aastaid venitada, aga mis hinnaga, ma vahel mõtlen. Chatis on küsimus, Kevin küsib, et kuidas ära tunda, mis on mõõdukas ja millal on tegemist äärmus? No mõõdukas ongi see, kui midagi ei ole liiga palju ja midagi ei ole liiga vähe ja see, mida ei ole liiga palju ja mida ei ole liiga vähe, pead sa ise valima. Ehk siis klassikaline muidugi mõõdukus hakkab yin-yangi erisusest. Et ei ole liiga palju inni ja ei ole liiga palju yangi. Ükspuha misukese põhimõiste sa sealt võtad, eks ju, sealt mäe varjupoolsest küljest või mäe päiksepoolsest küljest, et sinu kehas ei oleks liiga palju kuumust ja sinu kehas ei oleks liiga palju külmust. Kuumust meie kehasse toob alkohol näiteks, aga ka väga paljud muud toiduained ja nii edasi. Et kui meil on juba liiga palju kuumust kehas, siis me ei lisaks seda sinna. Eks ju, ka mõtted toovad
mingid teatud tüüpi mõtted toovad meile kuumust. Aga me võime ka mõelda, kas meie kehas on piisavalt vett, eks ju, mõõdukus selles osas. Ja seda võib siis laiendada sinna, et jah, noh, seal tekib see küsimus, et kas, ma ei tea, millest see küsimus nagu lähtus, aga et kas 2 pudelit veini on parem kui mõni gramm kokaiini. No, et sa pead võtma nagu võrreldavad asjad ja sa pead nagu suutma siis, jah, see nõuab teatud teadlikkust, et sa saad aru selle asja mõju oma organismile või üldse inimorganismile, eks ju. Ja siis sa saad seda aru, et 0 on üks äärmus ja 100 ja eri asjadel on see 100 eri kohas. Et see on see yin-yangi alatine võlu, et me kõik tajume seda erinevalt ja meie jaoks on yin-yang ka erinevad mõisted, sellepärast et mõni inimene on tulisem ja tema jaoks, temas ongi nii palju rohkem kuumust näiteks. Mina alati imetlen inimesi või tegelikult isegi õudusega vaatan inimesi, kes talvel tulevad vastu tavaliselt põsed õhetavad, pintsaku peal on sall, mantlit ei ole, mitte midagi ei ole, nad on nii kuumad tüübid, neil on nii palju kuumust. Ja siis mina olen hästi külm tüüp, eks ju, mul on seal mingi 10 sulemantlit üksteise peal ja minu jaoks mul ei ole piisavalt kuumust. Liiga palju kuumust on tema jaoks hoopis teise tähendusega kui minu jaoks. Et see on see, yin ja yang on alati suhteline ja see suhtelisuse punkt, selle saad panna ainult sina. Jah, kui selle mõju ei, üldiselt mõõdukus, kui me võtame välistest asjadest, on see, et see mõju on minimaalne. Kui selle mõju on tugev, siis see on juba äärmus. Ehk et, aga milleks tarbida, ma mõtlen näiteks igasuguseid sõltuvust tekitavaid aineid, et seda ei tarbita selleks, et selle tulemus oleks minimaalne. Et on alati juba äärmus, sest et teda võetakse sellises koguses, et tema mõju oleks tugev. Eks ju? Aga jah, võib-olla see on tõesti jah, et tema mõju oleks peaaegu märkamatu, siis see on mõõdukas. Et ma ei söö kõhtu liiga täis, vaid ainult poolenisti. Mõned isegi soovitavad, et jätta 2/3 kõhust maost tühjaks, teised, et 1/3, aga et mitte kunagi ei topi seda täielikult täis. Et mingid sellised põhimõtted. Sellest on küll vaadanud, et inimestele eufoorias olla ei võigi. Sa mingi mõnikad ka. No tegelikult ega see, et see ei ole veel eufooria, kui sa oled rõõmus ja hüppad ja plaksutad käsi nagu näitlejannad Elmo Nüganeni teatrietendustes, kui nad peavad rõõmu näitama. Et see ei ole veel eufooria. See on lihtsalt rõõm. See on nagu südamerõõm. Aga eufooria on ikkagi see, millega kaasneb segasusseisund. Inimene ei ole adekvaatne ja ma ei tea, kas teil on tuleelemendis tuletüüpi sõpru, aga kui on, siis te olete seda näinud. Siis ei ole vaim enam selge. Inimene võib rääkida väga kõva häälega, ta võib teha väga hulle asju. Ta ei ole enam adekvaatne ja vot see on see osa rõõmust. Mõned tüübid on sellele kalduvad ja mõned tüübid kasutavad igasuguseid asju, et sinna jõuda. Ja see ei ole nagu hea. Ja mis ta teeb, ta hakkab laiendama südant. Ja lõpuks on palju südameprobleeme. Et see on see, miks ta mõjutab. Ta on südameenergia, ma ise tundsin ühte inimest, kes on tuletüüp. Tuletüüpi iseloomustavad 3 sellist püstist või koonusest asjad, neil on püstine nina, väliste karakteristika järgi, siis neil on nagu veidi püstine lõug, neil on selline peanupp, mis on veidi selline ja nad kehalt on nagu tõrvikud tavaliselt. See on selline pärilik energia, mis nad saavad. Ja nad on alati väga kirglikud, nad on sellised initsiaatorid, nad suudavad asju käivitada, aga kui see läheb üle nagu piiri, kui inimene hakkab kasutama kõiki võimalusi, et seda nagu rõõmu tunda liiga palju,
et siis võib juhtuda nagu see, et sul ongi 9 südamehaiguste diagnoos. Ma isegi ei teadnud, et nii palju saab olla läänemeditsiini järgi. Ehk see süda ei pea vastu. Ja vot siis see on juba liiga palju. Ma arvan, et see, millest see küsimus lähtub, on see, et meie kultuuriruumis on spontaansusel natuke teine tähendus ja tal on negatiivne tähendus. Spontaanne inimene kuku nagu teeb rumalaid asju, aga spontaansus taoistlikus mõistes on pigem see, et sul ei ole ette antud malle, kuidas käituda. Et isegi kui sul on, no näiteks minevikus koer hammustas sind, siis sa ei pea iga järgmist koera kartma, vaid sa vaatad koerale otsa, mõtled, selle pilgust ma tean, et see hammustab ja siis sa reageerid vastavalt sellele. Aga kui sa vaatad talle otsa ja see on mingi väike tore tüüp, lähed paitad, ehk et sulle see spontaansus on vastavalt olukorrale käitumine, mitte vastavalt eelarvamustele, arvamustele või mineviku kogemusele. See ei ole see, et ma spontaanselt lihtsalt, et tuli tuju, ma ei tea, kastan õppejõudu. No, mitte see. See ei ole kuidagi nagu vastavalt olukorrale käitumine. Aga just see, et ja see on ühelt poolt see näitab ka seda, et traumaatilistest kogemustest tuleb lahti lasta. Et iga koer ei hammusta, iga mees ei ole siga, kuidas kellelgi on nagu, missugune trauma on. Et see ei ole midagi, mida me peaks kordama. Eestis on tal ka seda tüüpi, et sa oled impulsiivne, see on natuke midagi muud, et impulsiivne, et sa käitud suvaliselt impulsi ajal, aga spontaansus siin on just see, et sa vaatad, missugune on olukord. Ja siis spontaanselt reageerid olukorrale. Et täpselt, et iga inimene, kes pimedas vastu tuleb, ei taha sind röövida. Et sa ei pea, sa vaatad nagu selle olukorra ära ja su intuitsioon ütleb sulle, mida teha. Aga see ei tähenda seda, et see ongi see spontaanselt intuitsioonile toetudes käitud, aga see ei ole see, et sa tuli tuju, teen lollust. Et see ei ole selles mõttes spontaansus, aga ma tean, et spontaansusega seostub see mõiste palju rohkem. Siis taoismis pigem see olukorrale vastav käitumine. Ilma arvamuste, eelarvamuste ja kogemusele põhinema. Ja. Just nimelt, et see on see sama represseerimine tegelikult, et jällegi kumbki ei ole äärmust vaja, on vaja sealt keskelt kuidagi seda olukorda hinnates käituda. Aitäh! Kingitus, tass, millel on akadeemilise orientaalseksi logo ja orientalistika. Ma panin sulle vastata. Aitäh! Kaugelt. 30. aprillil on siin Jaan Lahe, tuleb usuteadus. Ja märtsil 30. märtsil on Jaan Lahe, No ime tore, kõik läks toimima. Zoom ja tehnika tekitab.
saime. Jah. Jah, tuli jah. Vajalik. Ma näen seda. Pole nii ammu kriiti kasutanud, see oli nii lõbus, kuidas sa saad ühel hetkel aru, et sa oled üle nii kriidi. Jaa, nägemist. Nägemist. Ja ma ei ole ammu, meil on see ülikoolis on see pastakas või noh. Midagi. Issand, ma oleks sellega praegu. Oleks olnud väga põnev. See oleks kuskil sees olla. Meie pärast filosofeerime midagi ja kõik läheb otsa eetrisse päris. Mis tuletab meelde, et peakski kinni. Ma mõtleks.